autominutid toob teieni Alexela. Joobes sõiduki juhtimine on Eestis üks levinumaid süütegusid ja just seetõttu muudeti karistused selles vallas paar aastat tagasi karmimaks. Näiteks korduvalt sõiduki joobeseisundis juhtimise eest nähakse ette šokivangistus. Et näidata, kui vale tegu on joobes peaga auto juhtimine, viime teid täna autosõit autokooli ja proovime spetsiaalseid alkoprille. Indrek, mis asjad on alkoprillid ja kuidas neid kasutatakse? Alkoprillid on prillid, mis inimene paneb endale ette ja siis imiteeritakse läbi nende prillide alkoholijoove. Neid on erineva tugevusega ja täna on meil kasutada 0,8 promillise alkoholijoobe tugevusega prillid. Joobes juhtimise testiks kutsusin külla teatriprodutsendi ja komöödiasarja Alo looja Karl Kermese. Tere, Karl! Tervist! Ütle, kui palju sina oled oma elus kokku puutunud joobes juhtidega? No on ette tulnud. On tulnud ette õhtuti hilja edendustelt tagasi sõites. Maanteel on mõnelgi korral on olnud joobes juhte ja mõnelgi korral oleme kutsunud ka politsei. Need alkoprillid imiteerivad 0,8 promillist joovet, nii et Karl, pane ette ja proovi autoni jõuda. Palun! Ega ülesanne on sul lihtne tegelikult. Siit koonuste vahelt autoni jõuda, autosse istuda ja ära igaks üks sõitma veel mine. Eesmärk on rada läbi sõita ja nii puhtalt, kui see sul on võimalik. Oled valmis? Jah, ma olen valmis. Läksime. No minu jaoks on see küll nagu täiesti teises maailmas on kogu see värk. Oota, aga kus see värav meil on? Me pidime väravasse minema, et ma arvan, et värav jäi siia poole meist. Aha. Lased selle auto siit ilusti täies pikkuses läbi. Väga tubli. Esimene värav õnnelikult läbitud. Ja nüüd lähme otse edasi ja kohe sinna boksi taha paremale väravate vahele. Nii, ja nüüd lähme otse. Seal on need 2 väravat, millest pidid otse läbi sõitma ja siis üks koonus nüüd peab siitpoolt tussi. Okei. No, lihtsalt nagu... Üks koonus vist läks maha jälle. Et veel läksid 2 koonust. Et kairame nüüd vasakule. Ma püüan. Teen siit väravate vahelt läbi. Oma parima. Üks läks maha. Lähme siis katsume siit vahelt nüüd läbi saada. Läks veel üks koonus maha. Oled sa jõudnud kokku lugeda, palju maha läks? Ei ole. Oota, katsu tee peal sõita. Väga palju tegemist praegu, et siia joonte vahel ära mahtud. Ja nüüd ettevaatlikult, see on kallis auto. Ma loodan, et siin on kaskokindlustus. Seda muidugi vist joobes sõitmisega ei kaeta kaskot. Joobes sõitmisega kaskot üldreeglina ei kaeta, jah. No nüüd on põdratest, et see on see kiirendamise koht, et aga nii tundlikult paluks. Ja nüüd üks koonus. Nii, nüüd lähme siit suurte vahelt otse läbi. Läks päris napilt, aga saime mööda. Nüüd siit läbi. Ja kohe peale neid keerame vasakule, seal on veel üks värav. Ja nüüd siia boksi. Karl, esimene emotsioon nüüd, mil sa oled selle testi läbinud? Mul on halb olla, mul iiveldab. Ja see oli väga keeruline, selles mõttes, et väidetavalt on need 0,8 promilli joobeprillid. Ma ei tea, ma arvan, et neid prille peaks andma proovida inimestele laialdaselt. Keeruline oli isegi autoni jõudmine, sellepärast, et taju on nii häiritud. Kui selle raja peal oleks midagi äkilist juhtunud, oli 0 varianti millegile adekvaatselt reageerida. Alkoprillid näitasid, et 0,8 promilline joove tekitab näiliselt lihtsa raja läbimisel palju probleeme.
ei taha mõelda, mis see päris liikluses endaga kaasa toob. Kui võtate napsu, siis loobuge masinast või leidke kaine juht. Sellised olid Autominutid. Kohtumiseni juba järgmisel kolmapäeval. Autominutid toob teieni Alexela.